Teine moodus kirjalõngade hoidmiseks on selline, kus üks lõng on siis üle nimetissõrme ja teine lõng on üle nimetissõrme ja keskmise sõrme. Mõlemat lõnga hoian siin väikeste sõrmedega peopesas koos ja nüüd ma saan kududa niiviisi, et ma võtan siit ühte lõnga ja siit samast ka teist lõnga. Miks selline kudumine hea on? Kindlasti on see kiirem kui see variant, kus ma pean lõngu siis vahepeal käest ära panema. Aga selle miinuseks võiks lugeda seda, et kui mõndal lõnga läheb väga palju rohkem vaja kui teist, siis võib see mitte kasutusel olev lõng jääda siin peopesas nagu lõdvemaks ja kude ei pruugi tulla väga ühtlane, kui ei olda vilunud seda tegema. Ka selle võtte puhul võib mul ette tulla ju, et mul on vaja lõngu omavahel siduda. Nüüd mul oleks vaja 7 kududa sinisega ja ma alustan seda niiviisi, et ma teen siis kõigepealt 3 sinist silmust ära. Nii. Ja nüüd ühe sinise silmuse teen siit valge lõnga alt. Kui ma muidu võtsin pealt, siis nüüd võtan ühe silmuse jaoks sinist lõnga valge alt. Ja siis taas uuesti siit pealt. Nii, jätkata saan siis uuesti valge, sinine, valge, sinine, valge ja sinine, sinine, sinine. Niiviisi läheb vähem aega, sest ma ei pea lõngu kohendama ja taaskord sain ma selle valge lõnga siit keskelt siduda, nii et väga pikka lõnga jooksu ei jäänud.